Minu käes on Garmin Forerunner 405 CX pakend. Tuleb sellises stiilses kompaktses pakendis. Võtame lahti, vaatame, mis siin sees on. Nii, lõpuks on meil kõik vajalik olemas. Pakendis sisaldab siis toalaadija. Sükse omapärase klõpsuga. Kellal on all kaks sellist, nii kuidas siit näha on, klemmi. Ja siia külge ta siia ammustab sisse ennast. Nii, teine otsik siis pistikusse ja saab laadima panna. Võimalus on ka laadida USB-st. Kuskil 3 tundi on laadimisaega. Pakendis veel sisaldab meil loomulikult ülitähtis pulsivöö. Sükse elastse kummiga. Siit saab vastavalt siis reguleerida pikkust, suurust vastavalt igale inimesele. Nii, ja vahetatava kellapatareiga. Mis veel? Nii, sellel mudelil siis erinevalt eelmisest mudelist on kaasas ka krõpsuga rihmad. Näiteks kui teil on, ütleme, et minul on küll väike ranne, aga suurem ranne. Vaatan, kumb neist pikem siin on. See on pikem, jah. Ütleme, et kui teil on suurem ranne, siis te saate panna selle endale ranne peale krõpsuga. Siin on ka pakendis kohe kaasas rihma vahetuskomplekt. Lihtsalt tööriistad, et kähku tavaline rihm vahetada krõpsuga rihma vastu. Nii, aga hakkame siis kella vaatama. Ühe asja unustasin ära veel. Ühe väga olulise asja. Tegemist siis USB pulgaga, mis tuleb arvutisse panna. See on nüüd selle jaoks, et GPS saaks suhelda arvutiga. Siin on ka peal vastavad aadressid, kuhu tuleb ennem minna ja tarkvara alla laadida, et arvuti üldse sellest seadmest aru saaks. Rääkides kella üldistest omadustest, siis kell on ainult 60 grammi kerge, kasutab sisse ehitatud liitiumakut. Aku laadimine võtab kuskil 3 tundi ja aku kestvus, siin on nüüd selline olukord, et kui GPS sisse lülitada näiteks treeningrežiimis, siis kestvus on kuskil kuni 8 tundi. Kui nüüd GPS väljas on, siis võib rahulikult kasutada kella kui tavalist ajanäitajat ja sellisel juhul on aku kestvuseks umbes 2 nädalat. Kell on ka veekindel, standardile IPX7, mis tähendab kuni pool tundi kuni meetri sügavuses vees. Sisuliselt võiks öelda, et ilmastikukindel. Päris ujuma ei soovita minna kellaga, sest võib rikki minna. Kell on süke, ütleme, et võrreldes Garmini varasemate aastate mudelitega näeb juba üsna kellamoodi välja. Ja kui aus olla, siis ka tundub kellamoodi. Üsna kerge, ei ole raske. Süke mõnusalt kasutatav. Ma võtan ta siit käe pealt ära, et oleks lihtsam teda tutvustada. Kellal nüüd on uut moodi see, et nagu näete, siis kellal on ainult 2 nuppu. Start, stop ja läpp ja reset. Need nupud töötavad ka nii-öelda enterina ja back nupuna, ehk siis tagasi menüüdes liikumine. Nii, siin on ka näha time and date, GPS, menu ja training. Need on siis erinevad menüüd, kus saab liikuda. Uudseks lahenduseks on kellal puutetundlik serv. Kohe demonstreerin. Näiteks mul on siin kellaaeg. Saan vaadata, palju on patareid alles jäänud. Nii, vajutades uuesti siia.
tuleb kellaaeg, kuupäev. Kell muideks võetakse satelliidi pealt, pannakse paika väga õigeks, nii et seda seadistada pole vaja. Menüüdes liikumine. Näiteks GPS-i menüü. Nii, hoian siin näpu peal. Nii. Ütleb ka mul, GPS on praegu kinni, aga see ei olegi oluline. Nüüd, see kõige tähtsam. Menüüdes liikumine. Edasi-tagasi. Kui on näiteks pime, ta on taustaalgustus, 2 näppu peale, läheb taustaalgustus. Ja samamoodi. Nii, enter ja back. Tagasi nupp. Seadistused menüüst, hoian peal näppu. Nii, liigun näiteks seadete alla siia. No, tahan näiteks siin andmevälju seadistada. Edasi-tagasi liikumine. Nii, võtame treeningu välja 1, määrame ära, no näiteks 3 andmevälja. Esimene on siin pandud aeg, nii, ma ei taha aega, ma tahan hoopiski, et mul oleks siin kiirus. Nii, distants mulle sobib ja näiteks muudame ära, et ringi asemel paneme hoopis pulsi. Pulsivöö mul ei ole küll ühendatud, aga sellest pole ka lugu. Nii, ja lähen back'i. Võin ka otse treeningu peale minna. Vajutada enterit ja alustada treeningut. GPS on saavutanud siis 7 meetrit täpsust. Nii, panen treeningu peale start ja minu treening võib alata. Minu treening on tehtud. Nii, vaatame, võtame näpuluku maha, paneme vähe valgustust. Nii, kas teie ka näete seal midagi? 38 minutit sai seda treeningut tehtud siin, 2 ringi, panin ka automaatse ringi märkimise peale ja 3 kilomeetrit, 350 meetrit, pole paha. Selline oli siis meie väikene lühitutvustus Garmin spordikella Forerunner 405 CX kohta. Lisainformatsiooni saate meie leheküljelt www.garmin.ee, võite ka külastada meie poodi Regatipõiest 1, saate kohale tulla vaatama ja oma käega katsuma seadet. Minu poolt kõik ja näeme järgmistes toodete tutvustustes. Nägemist!